Belbin ja Belbini meeskonnarollide mudelteooria on nii praktiline, et ta põhimõtteliselt lahendab ära enamikke probleeme, mis võivad tekkida inimestega, alates sellest, kellega koos töötada, kuidas koos töötada ja ka see, kuidas lahku minna. Olles ise ettevõtte Mustpost juhatuses ja tänu Mats Soomrele ja tema Belbini metoodikale olen natukene rohkem mõistma hakanud ennast ja oma kolleege. Ehk sisuliselt me räägime Belbini puhul inimese käitumislikust eripärast. Ja Belbini tugev pluss, me räägime positiivses võtmes, ükskõik mida sa ei tee, see on võimalik tõlkida tugevuseks ja kasulikuks. Aga sinna jäävad alati sisse lubatud nõrkused. Ja see lubatud nõrkus on minu mõistes ongi kiiks. Igal inimesel mingi lubatud nõrkus ja kui me suudame aktsepteerida ise seda, eks see enesearengu teema, mida väga paljud räägivad, et eneseareng on sinu vastutus ja ta on osaliselt sinu oma. Ma ei usu, et see 50-50 on. Ja mõned ütlevad ainult sinu oma, loomulikult me peame midagi tegema, siis aga null olla, aga ta pigem on selline 40, 60, 30, 70. Kui mina olen väga eneseteadlik, ehk päriselt, ma tean, kus on minu tugevused, ma tean, kus on minu nõrkused, ma tean, kus on minu arengupotentsiaal, ehk Belbini 9 skaalat toob selle väga ilusti välja. Siis ma ka tean ju, kuidas käituda, mis hetkel. Aga ma tean, kus kohast lihtsalt sinna kõige tõsisemas mõttes vait olla, mitte midagi teha. Pluss, mis nüüd juhtuma hakkab. Nüüd ma pean olema ka teiste teadlik. Seesama skeptiku lugu. Kui ma tean, et keegi on skeptik, ma muudan oma käitumist skeptiku suunas talle sobivaks. Teiste teadlik. Ehk ma õpin teatud käitumisjooned endale ära. Aga kui ma seda ette ei tea, millised me oleme, ongi lõks. Nüüd küsimus kõlabki, kas me teineteist toetame enese tugevuste teadlikul arendamisel? Hea koostööpartner Helena, kes on ise ka koolitaja ja coach, ütles, et tema läheb küll oma uue juhi juurde, annab selle Belbini aruande ja ütleb, näed, et siin on minu kasutusjuhend. Siin ma olen tugev, siin ma olen nõrk. Kui niimoodi teed on hästi ja kui teed teistmoodi, siis olgem ausad, eks see ju ärritab. Et oleks juba ette teada. Aga võtmesõnaks tuleb siia Belbin ja Belbini meeskonnarollid. Ehk piltlikult öeldes me oleme kõik ju kohtunud inimestega, kes on erinevat tüüpi. Mul on taustal puhas, ma olen IT-insener, ma olen progeja olnud oma elus väga pikka aega, täiega. Aga mis selgus, et töötasin üle, mis selgus oli see, et see oli vale töö mulle. Mis juhtub inimesega, kui ta on tõsine progeja ja talle öeldakse, et mine kliendi juurde pooliku programmiga? Aga minuga läks niimoodi, eks ma mäletan emotsiooni, et okei. Mul sõbrad ütlesid umbes niimoodi, et mis sa särad. Kliendi juurde lähed, lähme. Ja kliendi juurde minek oligi see, et lihtsalt läksin, hakkasin rääkima, sain aru. Aga selguski hiljem tollaegse juhiga Imre oli ta meil. Päris huvitav tüüp oli ta. Ja kuidagi mõõda te reisid, et ma olen palju tugevam, kui ma lähen kliendi juurde, kui ma tegelen projekti kui meeskonnaga. Mitte see, et ma nikerdan pisikesi detaile. Mäletades Kristjanit, siis sa oled ju see detaili inimene. Finantsjuht, detaili inimene, programmeerija, arendaja, nimetage, kuidas tahate, detaili inimene, ülilahe, aga minus ei ole. Ja mis siis selgub? Inimesest aru saamine minul kui noorel inseneril kohutavalt keeruline. Ma saan aru süsteemidest, ma saan aru arvutitest, tol ajal, täna enam mitte, täna ma saan inimesest aru. Ma räägin inimesele loo ära, üks inimene saab aru, ma räägin sama loo teisel inimesel, ta vaatab mulle otsa, ta ei saa mitte midagi aru. Selgub, et nii nagu on programmeerimises keeled, loodetavasti ka täna, siis ka inimestele tuleb läheneda erinevalt. Ja ühel hetkel, kui ma hakkasin koolitajaks, siis mingil hetkel oli vaja saada et midagi, mis oleks selline adekvaatne süsteem, mis mõõdab tõesti inimese ära. Et kes ta on, milline ta on. Minu jaoks kõige huvitavam hetk oli see, kui ma lugesin doktor Belbini raamatut. Ja ühel hetkel ma loen ära, et pagan, keegi doktor Meredith Belbin kuskil Inglismaalt kohutavalt vana inimene, ta on tänaseks 94, mängib golfi, lugesin kokku, mul 40 aastat aega veel harjutada, aga ta kirjutab lahti selle sama skeptiku, ehk siis Belbini vaatest tuleb sisse mõiste hindaja, see on üks meeskonna rollidest. Ja kujutage pilti, see hindaja roll kirjutab lahti minu abikaasa paremini kui mina, kes ma olen temaga 10 aastat või pluss veel koos elanud. Et niisugune, ja mis siis selgub, ma ei tea, kuidas sul kaasaga on, Kristjan, eks ole, aga oled sa aegalt oma kaasat närvi ajanud? Ikka vahel juht. Teed ära aja, õppi käituma. No see käib minu kohta tegelikult ka. Ja kui ma lugesin selle hindaja loogika läbi, just selline ratsionaalne otsustaja, faktidele loogikal toimiv,
siis tegelikult olgem ausad, eks ma ikka tal olen noorest peast liiga küll teinud, sest mina olen suur, hurraa, lähme, teeme, proovime, äge. Tal on reede õhtuks kõik plaanid tehtud, küpsetame, sööme, oleme. Ma tulen, kuule, tead, mul on siuke mõte, sõber tuli, lähme. Skeptikul ei lennata peale emotsiooniga ootamatult, arvestades seda, et ta mul ka plaanide tegija. Pelbini vaates tuleb sinna juurde teine mõiste on teostaja. Ja kujutage ette, teostaja, kes on hästi organiseeritud, hästi praktiline plaaninimene ja hindaja, kes on otsustaja ja siis meie ideede inimestena tormame. Marko, sa peaksid praegu ära tundma ennast, eks ole, ära torma. Ja sisuliselt Pelbin kirjeldas lahti inimesed nii hästi, et ma hakkasin tõsiselt kaaluma äkki. Ja kui mu kodune skeptik veel ütles, et Pelbin on väga hea, võtta kasutusse esimesed kliendid, esimesed tegemised, see lihtsalt toimib. Ja mis on kõige huvitavam vahe, me ei räägi Pelbini vaates ju isiksusest. Väga paljud mudelid mõõdavad inimese isiksust mingil kujul, kes ta on. See mind ei huvita väga, kes sa oled nagu isiksuse vaates, mis vahet seal on. Mind huvitab, kuidas sa käitud. Loomulikult isiksus mõjutab käitumist ja mitte vähe. Aga see, kuidas see käitumise tõlkida, see on juba teine teema. Pelbin mõõdab käitumist, Pelbin räägib käitumisest ja käitumise vaates see skeptik on üks osa sellest hindaja käitumisest ja nii kui sellest aru saada ja kui sa muudad oma suhtumised, tegelikult on väga hea õiges kohas. Piisab, kui skeptikust abikaasa teeb iga kvartal ühe otsuse. Korras, lihtsalt ole hea, eks ole, kui on abikaasa, kes on skeptik ja kes otsustab, siis tee ka seda, mitte nii, nagu mina olen mõned korrad teinud, et saad aru, aga pool aastat hiljem kahjuks. Ja niimoodi see Pelbini loogika tulebki, aga me räägime sisuliselt praegu ühe meeskonna rolli ühest olulisest tunnusest. Neid on kokku ju 9 tegelikult. Nii et see Pelbin ikkagi kirjeldab inimese nii hästi lahti, ta ei saa kõike kirjeldada, aga siis ükskõik Steni võib ka vaadata. Skeptik või mitte skeptik, see on üks väike osa sinust, me vaatame ikkagi tervikut. Ja kui me hakkame siin vaatama, kuidas on inimese üldse mõõtad, 4 parameetriga inimesest aru saada ei ole võimalik. Midagi saab aru, loomulikult me räägime 9 parameetrist, 9 meeskonna rolli, 9 teljel ja igal on omad mingid nüansid, aga igal rollil on mingisugune oluline tähtsus. Kus ma olen siiamaani teinud natukene kõike, saan ma aru, et minu asi oleks pigem keskenduda uute asjade väljamõtlemisele ning vähem näiteks toimivate protsesside lihvimise peale. Ja üks selline huvitav koht just inimestest arusaamise teema, et kui me kipume arvama, et inimesed teevad seda, mida meie tahame, mina ju ka tahan. Aga noorest peast sain üsna kiiresti aru, et see ei ole niimoodi, et inimesed pigem käituvad nii, nagu nemad tahavad ja siit tulebki mängu oma Pelbin, et kõigepealt me ikkagi aitame analüüsida lahti, et käitumuslikud, et mis on seda inimest iseloomustav, et me jätame isiksuse rahule. Hästi paljud mudelid mõõdavad isiksust. Kes 4 parameetriga, kes 4 teljel on, räägivad isiksusest ja väidetavalt isiksus ju ei muutu. Siis Pelbin juba algselt teooria väljatöötamise käigus, uuringute käigus, selgus, et isiksuse tunnustega ei ole võimalik piisavalt täpselt aru saada, et mida see inimene teeb ja kus see panuse pool ja nii on mindudki käitumise peale. Ehk Pelbin räägib käitumisest, käitumismudel, käitumisanalüütika. Aga nüüd tulevad inimtüübid. Nüüd läheb keerukaks. Kui me võtame eelpool mainitud Pelbini vaates selle kujundaja, paneme sinna juurde veel võimalust otsija. Ja siis kujund on see, kes on selline entusiastlik, otsekohene, tulemusele orienteeritud inimene, kelle lubatud nõrkuseks ongi, vaidleb, provotseerib ja ega ta suhted ei jaga. See on üks väike osa sinust, mida praegu kordagi näha ei ole olnud. Aga peidus ju on. Muidugi. Teine võimalust otsija. Tohutu ideede arendaja, hästi entusiastlik, siukses leebemas entusiastlikumas vormis, optimistlik jutustaja, alati teab midagi, räägib midagi, igast asjast teab midagi. Kui sa paned selle kokku, see on entusiasmi kui palju. Teisel pool on selline, ütleme, Steni ja Kristini kombinatsioon, selline tohutult analüütiline, tohutult põhjalik, kõigepealt mõtleb, siis mõtleb, mida ta mõtles ja pärast mõtleb, kuidas ta mõtles mõtlemisest. 2 päeva, eks ole, ja siis tuleb ütleb niimoodi A, B, C. Kuidas need 2 inimest peaksid nüüd reageerima? Diskussioonile ja väitlusele. Täiesti erinevad. Aga kui me paneme selle kokku, kui ma tean, mis tüüpi inimene on, siis ma oskan talle läheneda. See, mida ma Heleni suunas tegi, niimoodi ei tohi Heleniga teha. Sest tema see kujundaja lendab kohe peale, mis mõttes ei tee või tahad, et teen või ta pole isegi õrna aimu, mida ta juba tuleb siia ette. Aga see oli minu viga, sest ma lähenesin sulle valesti. Heleni puhul on lihtne. Kui Helen on arutlevas režiimis, räägi nii nagu on.
kui Helen on ütlevas režiimis, tee nii, nagu Helen ütleb, elad pika ja õnneliku elu. Ja mõtle korraks, kas ma andsin sulle koolitamise jätkamiseks sellepärast, lausa käskisin viisakas vormis, et see ebaõnnestuks. See ei ole ju võimalik, sest sellest me rääkisime. Kas ma tahtsin sulle käru keerata? Kuritarvitada, kiusata? Ebamugavustsooni ja kiusamist mitte segi ajada? Kas ma valisin inimese, kes on võimeline, kelle tugevused soosivad koolitusega jätkamist või valisin inimese, kes niikuinii hakkama ei saa? Kas ma Stenile tohiksin seda öelda? Ei tohi. Sulle vabalt. Valikute küsimus, eks ole. Kas ma olen huvitatud, et sul koolituse jätkamisega läheb hästi? Loomulikult. Lihtsam on, et tal hästi läheb. Järelikult, kui sa tuled ette, hakkad tegema, mis on nüüd minu kohustus. Ehk siis antud olukorras, kas siis selgitada, teha või ükskõik mida, aga nüüd ma ei tohi enam ära minna. See ei ole see, et viskasin sind vette. Ehk mina pean tagama kõrvalseisena absoluutselt kõik selleks, et sa saaksid hakkama. Isegi siis, kui sa ebaõnnestud, peab olema see edukas. Ja nüüd me jõuame tagasi meeskonna juurde. Ehk siis ühelt poolt see suhtlemise pool, tahe diskussiooni pidada olukorras, kus tundub, et ei saa, aga peab saama, arvestada inimtüüpe, aga see tahe näidata, et kuule, sa saad hakkama, ma aitan sind. Aga aitamisega on lahe lugu. Ega me vabatahtlikult ei tunnista, et me abi vajame. Aga see, et Belbiniga suudab Mats Soomre mulle selgeks teha, milliseid tegevusi ma peaksin tegema, ma ütleks, et see on hindamatu väärtus omaette. Ma usun, et sa leidsid vähemasti 2-3 mõtet siit. Kui see kõnetas sind, keri allapoole, seal alla on link, vajuta sinna, kirjuta. Ma hea meelega arutan, saame kokku, joome kohvi. Või siis mine veel natukene rohkem allapoole, seal on teine link, must post. Nemad selle video tegid ja teevad sullegi, kui sa soovid.